tere õhtust siit Narvast, tegelikult isegi mitte õhtust, tänane mänguaeg on ju kell 3 ehk tere päevast siit Narvast. Kohe-kohe on algamas Eesti saali jalgpalli meistrivõistluste meistriliiga 6. Veidi on ja nüüd on Narva United FC, Tallinna FC Karabakh 0-0. Seda kas ta tegi, vist tegi, sest pärast seda ja nüüd on Pulkinen, kas mängis väljaspool ala, ei mänginud. Väravaht vaatas ilusti, kus see joon on. Ja nüüd lööki ja pall on väravas! Andrei Kidanov 1-0, meeldib talt siit paremalt äärelt lüüa ja lööbki, kui mängitud on 7-12 ning 1-0 on väljaku päremehed teenitult. Et jah, väike segadus. Ei lasknud kohtunik ära vahetada seda nelikut. Ja kohe, ja hästi ja pall on väravas. Väga ilus kombinatsioon ja Vitali Katerõnin lõpetab selle väravaga 2-0, nii et oli väike segadus, aga see segadus lõppes Narvale hästi. Võib-olla aeti siis ka Karabakh segadusse, nii et mängitud 17. Ei saa kuidagi. Korra sai Kidanov, 1-0 tema lõi, aga nüüd on siin Tihhanov mitu korda ta paremaks mängid ja nüüd on 2-1 ja nüüd 1-1 Kuzmits ja Pulkinen ja pall on möödas. Tegi Pulkinen ennast suureks ja Kuzmits ei saanud. On tavaliselt Eestis klubi esindajad edasi viimas. Sööt edasi, ei. Läheb ise löögile ja pall on väravas. Ka Juri Kidanov lööb oma hooaja 8. Nii et läheb taas kaksiku ennast Vitalist 6 värava kaugusele väravaküttide edetabelis. Ja 3-0, nüüd läks vaja meeste vahelt, õigemini tema ei tõuse, pall tõuseb. Ja tuleb Narva. Et jah, olgem ausad, et kuigi mängida on veel palju, siis Narva ülekaal on ikka olnud väga, mis tuli ka nüüd esile ehk Vladimir Lonsakov, mängiv treener, lööb oma hooaja 3. ning 4-0 teisel poolajal on 6,5 minutiga löönud Narva sama palju väravaid kui esimesel poolajal 20 minutiga kokku ja kell 17.00 Rummo Dynamo Tartu Ravens futsal ja liider Tallinna Punkerpartner mängimas Sillamäe Phoenixiga kindlasti ja pall on väravas. Oi, kui ilus värav, see nüüd oli. Juri Kidanov saab oma hooaja 9. ja siin seisuks 5-0 ja tänase mängu teise mängitud 7-24. Eelmisel hooajal vahepeal väga säravalt mängid ja nüüd tuleb väravat kaugele välja. Mängitakse tast mööda ja värav on tühi ja on olemas. Ilja Šmigelski lööb oma hooaja teise ja seis on 6-0. Seda 8 minuti ja 33 sekundiga ja esimesed lähevad juba jäähokile. Vaatama kell 16.30 algavat kohtumist Paemuru spordikool ja Everest koht. Tugev löök ja 7-0. Andrei Kidanov lõi 1-0 ja nüüd ka 7-0. Oli üks värav veel juurde siin peaaegu 10 minutit. 2 väravat siis Andrei Kidanov ja Juri Kidanov, nii et kaksikud on 2 väravat löönud. Ja 1 tagasi. Natukenegi rõõmu. Aleksandr Drahhanov lööb oma esimese sel hooajal, aga suurt rõõmu ei ole kummalgi meeskonnal nüüd. Viimane selle aasta numbri mäng on lõppenud. Narva United, Tallinna Karabakh esimese poole, Narva võidab 2-0 ja kogu kohtumise 7-1 ja saab tabelisse 3. võidu ning tõuseb tabelis 4. kohale. Täname kõiki, täname mängijaid, täname kohtunikke, täname vabatahtlikke, täname ka pealtvaatajaid siin ja sealpool ekraani ja